Tere hommikust minu poolt. Olen Vaike Vainu Turu-uuringutest ja räägin teile Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringust, mille viisime läbi käesoleva aasta kevadel ja suvel. Uuringu tutvustamisega alustan mina ja mingil hetkel võtab sõnajärje üle Grete Arro Tallinna Ülikoolist. Uuringu taustast veidi, tegemist pole mitte esmakordse uuringuga, vaid samalaadseid uuringuid on Keskkonnaministeeriumi tellimusel alates 2008. aastast läbi viidud 2-aastase intervalliga. Kuid selle aastase uuringu eripära on see, et kui varasemalt viisime küsitluse läbi silmast silma, siis seekord toimus uuring täies mahus veebis, mis loodetavasti avaldab ka positiivset mõju tulemustele. Et kui mõtleme sellele, et küsitlejale vastates võib-olla inimesed võisid soovida näidata end veidi paremast küljest ja keskkonnateadlikumana ja rohkem keskkonnast hoolimana, kui nad tegelikult on, siis loodetavasti veebis vastamine andis meile siis ausamad ja objektiivsemad vastused. Aga kokku küsitlesime piloot- ja põhiuuringu raames 1303 inimest vanuses 15–74. Uuringu teemad siin teie ees ja võib-olla metoodikast pikemalt ei räägikski ja läheks edasi tulemuste juurde siis. Vaatame kõigepealt, kui oluliseks Eesti inimesed keskkonnateemasid peavad. Palusime neil hinnata, kui oluline on keskkonnaalane info nii Eesti kui kogu maailma kohta nende jaoks. Ja siin vasakpoolsel joonisel näete tulemuste aegrida. Ja nagu siit näete, siis võrreldes 2020. aastaga on keskkonnateemade olulisus inimeste jaoks vähenenud. Ja parempoolsel joonisel, kus te näete inimeste hinnanguid sellele, kuivõrd kättesaadav keskkonnaalane info nende hinnangul on, siis ka siin te näete mõningast hinnangute langust võrreldes eelmise uuringuga. Nüüd, mis võivad olla nende muutuste põhjused? Üheks põhjuseks ilmselt võibki olla just nimelt see metoodika muutus. Kui me varasemalt kogusime andmeid silmast silma ja seekord veebis, siis võib-olla tõesti oligi nii, et kui inimene varasemalt soovis ennast näidata keskkonnateadlikumana, keskkonnast enam huvitumana, siis seekord ehk inimesed vastasid siis tõepoolest ausamalt ja väljendasid rohkem oma tegelikke vaateid. Samuti kindlasti üheks põhjuseks võib olla see, et tänapäeval on mitmeid teemasid, mis inimeste jaoks on muutunud aktuaalsemaks, nagu näiteks julgeolek, nagu näiteks energiahinnad, inflatsioon, elukalliduse tõus ning võib-olla sellest lähtuvalt on keskkonnateemad vähem pildil ja inimestel ka vähem mõttes kui varem. Ja mis puudutab hinnanguid info kättesaadavusele, siis üheks põhjuseks võib olla ka inimeste muutunud infovajadus. Võib-olla inimesed muutuvad oma infovajadustes ka nõudlikumaks ja võib-olla need langevad hinnangud info kättesaadavusele tähendavad pigem seda, et inimesed ongi muutumas nõudlikumaks ja ka info suhtes nõudlikumaks. Palusime inimestel ka endal hinnata oma keskkonnateadlikkust ja nagu te siit vasakpoolselt jooniselt näete, on inimesed oma hinnangutes mõõdukalt optimistlikud. Keskkonnateadlikuks hindas end kokku 81% elanikest, sealjuures tõsi küll kõige kõrgema hinnangu, et olen väga keskkonnateadlik, andis vaid 10%. Nüüd pikemas ajalises võrdluses on inimeste kriitilisus oma keskkonnateadlikkuse suhtes pigem kasvanud, mis tegelikult ei pruugi üldse tähendada seda, et inimesed on muutumas vähem keskkonnahoidlikuks, vaid võib-olla taas pigem seda, et inimeste kriitilisus kasvab, et ka enda suhtes ollakse nõudlikumad sellel teemal. Mis puudutab inimeste muret oma kodukoha keskkonnaseisundi pärast, siis ka siin mure on mõõdukas. Neid inimesi, kes on äärmiselt mures, on suhteliselt vähe, kõigest 8%. Kuid võttes kokku terviku, siis võib öelda, et 60% elanikest tunneb kas väga palju või pigem palju muret oma kodukoha keskkonnaseisundi pärast. Ja regionaalses võrdluses see mure on kõrgeim Tallinnas ja Kirde-Eestis. Nüüd teemadeks, mille üle kõige enam muretsetakse seoses oma kodukoha keskkonnaseisundiga on näiteks õhusaaste, näiteks prügistamine, prügi sorteerimine, inimeste hoolimatus keskkonna hoidmisel. Et need teemad olid siis kogu Eesti vaates tervikuna kõige rohkem inimeste hingel.
Sellel slaidil on esitatud rida keskkonnahoidlikke käitumisviise ja inimestel paluti hinnata, kuivõrd sageli nad nende käitumisviisidega tegelevad. Kindlasti tasub silmas pidada, et siin on tegemist inimeste enesehinnangutega. Et seda, kuivõrd keskkonnateadlikult tegelikult käitutakse, seda me mõõta paraku küsitlusuuringuga ei saa, et peame tuginema sellele, mida inimesed ise ütlevad ja kuidas nad asja hindavad. Ja nagu te siit slaidilt näete, siis kõige levinumad keskkonnahoidlikud tegevused on oma kotiga poes käimine, et mitte võtta poest uut kilekotti, samuti ka jäätmete sorteerimine, ohtlike jäätmete kogumiskohta viimine ja näiteks elektri- ja küttesäästlik tarbimine. Samas näiteks sellised keskkonnahoidlikud tegevused, mis tegelevad pigem keskkonnakahju ennetamisega, nagu näiteks tarbimise vähendamine või siis näiteks sellise poliitiku valimine, kelle jaoks on keskkonnaalased eesmärgid olulised. Need on pigem siin käitumisviiside alumises otsas, et nendega tegeletakse siis vähem. Seega siit kokkuvõtlikult võib öelda, et jah, et sellised tegevused, mida rohkem populariseeritud ja mis tegelevad nende tagajärgede likvideerimisega, nagu jäätmete sortimine on küll levinud, aga sellised tegevused, mis tegelevad sellise keskkonnakahju tekke ennetamisega, et üldse vähem toota, üldse vähem tarbida, need on siis vähem levinud veel tänasel päeval. Rääkides tausturühmadest, siis siin on ka teatavad erinevused, on teatud elanikkonnarühmad, kus keskkonnahoidlikud käitumisviisid on rohkem levinud ja keskkonnahoidlikud vaated on enam levinud. Võrreldes meestega on tänasel päeval keskkonnahoidlikumad naised. Vanuserühmade võrdluses eristuvad 15–29-aastased ning 65–74-aastased. Haridus mõjutab positiivselt, mida kõrgema haridusega oli tegu, seda keskkonnahoidlikumalt käituti ning eestikeelsed elanikud käitusid siis samuti keskmiselt keskkonnahoidlikumalt kui venekeelsed. Kui vaatame keskkonnahoidlike käitumisviiside osas ajalist võrdlust, siis näeme, et võrreldes 2020. aastaga on mitmed käitumisviisid muutunud sagedasemaks. On ka paar käitumisviisi, mille osas on näha väikest langust, nendeks on lihasöömise vähendamine ning keskkonnahoiuga seotud ühistegevustes osalemine. Aga rohkem on siis neid, mille osas inimesed on muutunud kohusetundlikumaks ja korralikumaks. Inimestel, kes erinevaid keskkonnahoidlikke käitumisviise ei praktiseeri, palusime ka põhjendada, miks nad seda ei tee. See joonis on küll üsna kribu-krabu, kuid ma proovin teda lühidalt lahti seletada, et ka tagumistes ridades istuvad inimesed aru saaks. Need rohelised mummukesed seal tähistavad neid inimesi, kes ütlesid, et nad ei käitu sel viisil seetõttu, et nad ei tea, et see käitumisviis on keskkonnahoidlik. Ja nagu te siit jooniselt näete, siis neid inimesi, kes tõepoolest pole teadlikud, et need käitumisviisid keskkonda aitavad hoida, on pigem vähe. Et need põhjused, miks keskkonnahoidlikult ei käituda, on pigem teised ning üks levinumaid põhjusi on see, et inimesed lihtsalt ei pea neid käitumisviise oluliseks. Nad leiavad, et muud tegevused, igapäevategevused on olulisemad nende jaoks. Uurisime ka seda, kui suur on inimeste tahe elada praegusest keskkonda hoidvamalt ja nagu te näete, siis see tahe on täiesti olemas. 71% meie vastajatest seda tahet väljendas. Tõsi, ka siin oli tegelikult inimeste motivatsioon pigem mõõdukas. Neid, kes väljendasid väga suurt tahet muutuda keskkonnahoidlikumaks, oli ka siin pigem vähe, 7%. Ja kui vaatate neid tausturühmi, siis eristuvad taas need tausturühmad, kes ka eristusid varem rohkem keskkonnahoidliku käitumisega. Taas naised, kõige noorem ja kõige vanem vanuserühm, eestikeelsed inimesed, kõrgharitud ja regionaalses võrdluses Kirde-Eesti paistis siis pigem negatiivselt silma. Ehk siis seal oli motivatsioon muuta oma käitumine keskkonnahoidlikumaks keskmisest madalam. Uurisime ka seda, mis on inimeste hinnangul keskkonnahoidlikuma eluviisi takistused, ehk mis siis pidurdab seda, et muutuda keskkonnahoidlikumaks. Ja enam kui pooled meile vastanutest tõid esile seda, et keskkonnahoidev eluviis on kulukas ja paljud tõid esile ka seda, et tänane seadusandlus ja majandusloogika ei soodusta keskkonda hoidvat eluviisi.
Harvemini toodi esile seda, et vastaja igapäevaelu seda ei soodusta, et puuduvad teadmised ja oskused või lähedased või kogukond ei toeta sellist eluviisi. Siin kõrval on toodud ka vanuserühmade võrdlus ja nagu te näete, siis kõige nooremad inimesed tegelikult tunnetavad neid takistusi kõige enam ning mida vanema vanuserühmaga on tegu, siis seda vähem neid takistusi tunnetati. Majanduse prioriteetide teemadel räägib teile hiljem Grete põhjalikumalt. Mina käsitlen ainult ühte teemat, milleks on prioriteedid elektri tootmisel. See on teema, mida oleme kaardistanud siin juba paljudes uuringutes, seega joonistub meil välja kena aegrida. Palusime inimestel hinnata, mis nendest kolmest asjast on nende jaoks elektri tootmise juures kõige olulisem. Kas selleks on keskkonna hoidmine, odavus või siis sõltumatus välismaistest allikatest. Ja nagu te siit jooniselt näete, kui varasematel aastatel on nende inimeste osakaal, kes tähtsustavad kõige enam keskkonnasäästu, kasvanud, siis käesolevas uuringus on see näitaja taas vähenenud. Samas kui nende inimeste osakaal, kes peavad elektri tootmise juures kõige tähtsamaks odavust, on kasvanud võrreldes eelmise aastaga. Ilmselt see tulemus ei ole ka väga üllatav, kui me mõtleme sellele, mida energiahinnad praegusel ajal teevad. Need tõusevad ja inimesed muutuvadki hinnatundlikumaks sellest lähtuvalt. Kuid juhin tähelepanu ka sellele, et nende inimeste osakaal, kes peab kõige olulisemaks sõltumatust välismaistest allikatest, on samuti ajas kasvanud stabiilselt, aga püsivalt. Ja viimase teemana käsitleksin mina bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Uuringus ka seda teemat me puudutasime. Uurisime inimestelt, kas nad on ka ise märganud liikide vähenemist ja 31% vastajatest seda oli märganud Eestis. Aga kui palusime inimestel hinnata, kuivõrd bioloogilise mitmekesisuse vähenemine nende enda elu võib puudutada, siis siin ilmnes, et tegelikult inimesed tunnetasid, et see probleem neid endid pigem ei puuduta. Kõigest 27% meile vastajatest arvas, et see võib puudutada neid palju. Kui palusime hinnata, kas bioloogilise mitmekesisuse vähenemine võib olla Eesti jaoks tõsine probleem, siis siinkohal tunnetati teemat pisut olulisemana ja 54% meile vastajatest arvas, et see võib olla Eesti jaoks oluline probleem. Ankeedis oli ka täpsemaid küsimusi, millega kaardistasime seda, kas inimesed mõistavad, mis on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused, tagajärjed. Ja paraku need küsimused näitasid meile, et inimeste sellist väga head arusaamist tegelikult ei ole. Et üht-teist selle teema kohta teatakse, kuid samas pole inimeste teadmised väga täpsed. Ja eelnevat kokkuvõttes näeme tõesti sellist trendi võrreldes eelmise aastaga, et inimeste silmis on keskkonnateemade prioriteetsus pisut vähenenud, ilmselt tulenevalt sellest, mis meil praegu majanduses toimub ja ka julgeolekus, kuid sellest hoolimata on inimeste käitumine siiski muutunud pisut keskkonnahoidlikumaks. Kuid siiski negatiivsena saab esile tuua, et jah, et enam on levinud sellised keskkonnahoidlikud käitumisviisid, mis tegelevad nii-öelda tagajärgede likvideerimisega ja vähem on selliseid, millega me saaksime keskkonnakahjude teket ennetada. Inimeste arusaam argitegevuste keskkonnamõjust on puudulik ja globaalseid probleeme nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine samuti tunnetatakse siis pigem kaugetena. Ja kokkuvõtvalt võib öelda, et keskkonnaharidus fookusega keskkonnakahjude tekke ennetamisel on jätkuvalt oluline. Nii, aga mina oma sõnavõttu siit lõpetaksin, annaksin sõnajärje Gretele ja võib-olla peale Grete sõnavõttu siis teeme ka küsimustele vastamise vooru. Aitäh! Meid on siin tegelikult kaks. Meil on Mihkel ka, me tegime seda kõike koos, aga kuna meil on nii vähe aega teiega rääkida praegu siin, siis Mihkel lihtsalt toetab, et juhul, kui mul tekivad ootamatult keset ettekannet teised prioriteedid elus, mis võivad tekkida, siis Mihkel võtab üle. Aga ma küsin vahepeal, mis te näete? Kas te näete minu ekraani? Ei näe, minu slaide. Kuku, sina võid öelda. On näha, jah? Suurelt, jah? Ja vaata, kui ma nüüd liigutan, kas siis midagi muutus? Kas muutub? Muutub, väga tore. Okei, meil on nagu veerand tundi aega, et siis või umbes nii, et siis
Mihkel võib ka karjuda vahele, kui ma lähen üle aja. Aga et kui me hakkasime tegema neid küsimusi tegelikult talvel, detsembris, jaanuaris, eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses, siis me pikalt jaurasime, et mis võiks olla selle küsimustiku selline mingis mõttes fookus sellel aastal. Ja täitsa juhuslikult see fookus sai olema see, mis on teie konverentsi fookus praegu. Ehk siis meil oli tunne, et me rõhutame liiga vähe elurikkuse temaatikat just selles osas, et inimesed seda tegelikult mõtestavad, mõistavad, näevad kuidagi iseenda igapäevaelu või oma ilma osana. Ja seetõttu selles küsimustikus on võib-olla rohkem elurikkusega seotud küsimusi sees kui kunagi varem. Ja ma tegin just täna ka mõned analüüsid juurde, mida ei olnud seni jõudnud nii põhjalikult vaadata. Et see võib-olla tõesti halgib ma ütlen, et ma kajan tagasi endale, et kui saad sellega midagi teha, siis tee. Aga me tõepoolest uuendasime seda indeksit ka muus mõttes just seetõttu, et kuna meie käitumine tegeliku maailma suhtes sõltub ühelt poolt sellest, mis seal maailmas on ja teiselt poolt ka sellest, mis meie kahe kõrva vahel on. Et ehk siis millised on meie erinevad tunded, meie mõtted, meie muretsemine, ehk siis see tunnete pool, eks ju, see, kuidas me maailmast aru saame, see, kuidas meid keskkond motiveerib või ei motiveeri ja see, kui tugevasti või hästi me suudame ennast üldse kokku võtta, et midagi õiget teha, et seda õiget käitumist tegelikult rakendada. Ja miks neid võiks olla oluline uurida, neid jupikesi? See on sama asi, mis selle ratta peal oli, aga lihtsalt võib-olla natukene veel lihtsamalt. Et neid on võib-olla mõtet uurida sellepärast, et kui käitumist me otse mõjutada ei saa, kui me just inimesi vangi ei pane ja seda me ei tee, eks ju, siis me saame mõjutada võib-olla neid asju, mis mõjutavad omakorda käitumist. Ehk siis see, et mida inimesed tunnevad, mida nad mõtlevad, kuidas neid motiveeritakse, kuidas me toetame seda, et nad suudaksid iseenda õigete valikutega ka tegelikult nii-öelda toime tulla. Et ehk siis see mõte nende selle indeksi täiendamisega selle nurga alt, et kuidas keskkond meie peas, meie tunded, meie mõtted ja nii edasi mõjutab või kuidas me sellest mõtleme, et see võiks aidata tegelikult parandada võib-olla ka siis näiteks keskkonnakommunikatsiooni ja ütlen lihtsalt ka ära, et me loomulikult ei mõelnud seda kõike ise välja, vaid vaatasime, mida mujal maailmas on tehtud, millised mudelid on, millised mõõdikud on, kasutasime võimalusel olemasolevaid mõõdikuid, hindamisvahendeid, aga vajadusel ka lisasime nii aspekte kui ka siis muutsime natuke neid mõõdikuid endid. Tegime siis erinevaid selliseid, ütleme, testisime, kas need mõõdikud töötavad. Eks me tegime nagu siis hullult hullasime kogu selle andmete poolega, mida saab kindlasti järgmistel satsidel veel paremaks teha. Aga praegu me saime võib-olla kaugemale, kui me kunagi varem oleme olnud selliste teemadega. Ja meid tegelikult tõesti kõige enam huvitab isegi mitte see, et kas see, kes keskkonnatelikult käitub, on naine või mis rahvusest või kui vana ta on. Me teame, et tegelikult me ise ei ole oma demograafilise grupiga võib-olla kõige enam sarnased. Et lisaks tahaks siis vaadata tõesti seda, et kuidas, millised sellised psüühikesisesed tegurid võiksid ennustada seda, kes käitub keskkonnateadlikumalt. Nii, see ei ole praegu nii tähtis, see lihtsalt, et juhul kui kellelgi hiljem tekib küsimus, kuidas me täpselt uurisime, mida me tegime. Et kasutasime siis päris palju faktoranalüüsi, et näha selliseid, kuidas öelda, üksikküsimusega küsides vahel me saame juhuslikke tulemusi, aga kui me küsime võib-olla teoreetiliselt seotult mitme nurga alt, siis me saame äkki paremini aru, et mida inimene siis tegelikult mõtleb, milline selline tendents tema mõtlemises või käitumises võiks valitseda. Ja siis võib-olla natukene, ma ei käi nii põhjalikult läbi, kui võib-olla mõnel meie varasemal esitlusel meil on vähe aega, aga et võib-olla mõned sellised minu jaoks nagu kõrghetked, olulisemad tulemused ja võib-olla põnevamad tulemused või millega oleks võib-olla hea edaspidi nagu ma ei tea, kas teil keskkonnahariduse kontekstis või ühiskonnas või meedias nagu rohkem diskussiooni, neid teadmisi diskussiooni kaasa võtta või nende pinnalt diskussiooni alustada. Ja üks asi, mida me nüüd juba teist aastat Keskkonnaministeeriumi on nii kena, et ta lubab meil teha igasuguseid hullusi, et mida me tegime, mida võib-olla tavaliselt ei tehta sellistes ankeetides. Me tegelikult tahtsime teada, mida inimesed päriselt teavad. Kui me mõõdame teadmise viisil, et me anname mingisugused küsimused ette ja laseme rohkem võib-olla selliseid nagu ära märkida õigeid vastuseid või mida nad arvavad,
saame tegelikult vähem tõese pildi sellest, mis inimeste peas päriselt olemas on. Ja kui me tahame teadmisi päriselt mõõta, siis me peame tegema kontrolltöö või eksami sisuliselt ja seda me tegimegi natukene varjatult. Tegime ainult kaks küsimust enne, kui inimesed lõplikult vihaseks läksid. Aga üllataval kombel me panime need küsimustiku algusesse, sest alguses on alati inimesed vähe rohkem puhanud. Neile täitsa meeldis tegelikult. Ja vaba vastuseliselt me siis esitasime 2 sellist situatsioonikest. Esimene siis puutus otseselt igaühe looduskaitsesse. Ja siis vaatasime, kuidas inimesed vastavad, kui neile kuvandatakse selline olukord, et üks naaber niidab iga nädal muru, teine teeb seda harvemini, miks küll. Ja kui seda küsisime 2 aastat tagasi, siis tõepoolest need põhjendused on muutunud palju enam seda elurikkust märkavamaks, palju enamad inimesed märkavad, et tõepoolest mitte muruniitmise või harvema muruniitmise taga võib olla see, et seal on teised liigid. Ja see oli üsna üllatav, kui palju tegelikult neid liike mainiti eri nurkade alt. Inimesed tõesti tahtsid vastata, nad vastasid üsna palju sõnaliselt. Ja minu jaoks isegi kui neid, kes täna seda elurikkust märkavad, on vähem kui neid, kes ei märka, see muutus on väga suur. Statistiliselt on see tohutult suur, üle 2 aasta. Ja siis võikski küsida, et kelle töö see on olnud. Et igaüks ei mõelda, et kes on seda tööd teinud, et igaühe looduskaitse on täna võib-olla asi, mis on inimeste maailmas olemas ja võiks tasapisi, kui see seal maailmas on või seal mõtlemises on, siis ta tasapisi saab hakata mõjutama ka seda, mida me ise teeme. Ja teine küsimus käitus tunduvalt vähem lootustandvalt, mida me küsisime esimest korda, et kuivõrd toiduga seotu, eriti liha tootmisega seotu on üks suurema jalajäljega näiteks kliima mõttes, aga maakasutuse mõttes samamoodi. Siis küsisime ka selle kohta sellise dilemma ja neid, kes siis leidsid, et kuidagi võiks olla lihasöömise vähendamine seotud keskkonnateemadega, oli siis umbes veerand inimestest. Aga hea teada sedagi. Ja jällegi, võib-olla on sellest eelmise küsimuse nii-öelda eduloost midagi õppida. Aga et miks need küsimused võib-olla võiksid olla nagu mina isiklikult julgeksin nendele tulemustele rohkem viidata kui sellistele küsimustele, kus me oleme küsinud näiteks enesehinnangulist käitumist. Enesehinnangulist tarkust on nagu raskem teeselda kui käitumist. Ja meid huvitab ka see, et tegelikult kuidas inimesed võib-olla ennast tunnevad, kui nad saavad üksteiselt, oma lähedastelt meediast, sotsiaalmeediast, kust iganes sõnumeid, mis on siis hea ja õige käitumine. Ja kui nad saavad neid sõnumeid võib-olla viisidel, mille puhul nad tegelikult ei saa aru, miks need käitumised on kasulikud, et kas neist on päriselt kasu. Ja kui nad tunnevad ennast survestatuna, kui nad ei tunne, et nad on need käitumised ise vastu võtnud, ise omaks võtnud, et siis see võib olla selline motivatsiooni liik või tüüp, mis tegelikult ei tee keskkonnale ka mitte kuidagi midagi head. Ja kui nende motivatsioon, keskkonnale suunatud motivatsioon on selline enesevalitud või inimene saab ise aru, miks see võiks olla kasulik, et see on kasulik ja see läheb kokku tema minapildiga, et siis see motivatsioon on jällegi sellist kasulikku tüüpi. Et ma tahan teha neid asju, hoolimata sellest, et need ei ole lihtsad, versus ma justkui pean tegema neid asju. Ja see võib olla ka üks asi, mis sõltub sellest, kuidas me kommunikeerime keskkonnateemasid. Ja siis samamoodi võtsime olemasoleva skaala ja vaatasime, kuidas inimesed millist motivatsiooni nad keskkonnahoidlike käitumiste suhtes tunnevad. Ja tõepoolest võiks nimetada, et tekkis nii-öelda üks grupp vastuseid, mis koondusid kokku, nii nagu teooria tegelikult ka ütleb siin taustal, ja teine grupp. Ja põhimõtteliselt võib seda nüüd praegu korraks meeles hoida, et hiljem, kui ma näitan, kuidas need nii-öelda, mõnes mõttes võime öelda, et on inimesed, kes kalduvad pigem tundma, et ma pean ja sellest ei ole tegelikult kasu. Ja on inimesed, kes kalduvad tundma, et ma tahan ja siis tunnevad, et sellest pigem on kasu. Et võime vaadata, kuidas need hiljem seostuvad käitumistega. Aga enne kui me seoste juurde läheme, põgusalt võiks ka vaadata seda, mille kohta sageli öeldakse, et tundeid ei tohi arvesse võtta, mitte kusagil, mitte kunagi. Tänane ajuteadus ütleb, et tuleb ikka küll. Et tunded on tegelikult ühed tunded sageli tekivad teadmiste pärast. Me teame asju ja see ajab meid mõnikord, kui me teame palju asju, siis ajab meid vihaseks näiteks või ajab meid muretsema või ajab meid kurvaks või ajab meid ärevaks. Et teadmised ei ole võib-olla ainuke asi, mis meid käivitavad, et nad on sageli komplektis ka sellise afektiivse komponendiga ja
traditsiooniliselt mudelites siis hinnataksegi ühelt poolt seda mure poolt. Me oleme Eestis ka rohkem seda muret küsinud, aga mida ei ole varem küsitud. Sel aastal tegime esimest korda, on see positiivne efekt, positiivne ehk siis imetus. Näiteks, kas mul on loodusega seotud positiivseid tundeid, imetust, vaimustust, aukartust. Ja kolmandaks siis ka see, et on rohkem selline emotsionaalne dimensioon, et kas ma toetan näiteks mingisuguseid muutusi ühiskonnas. Ja siia alla siis lisasime ka sellise nii-öelda tunde, kas loodusel on ise väärtus, kas ta võiks olla. Ja muretsemise puhul, nii nagu Vaike enne mainis, tõi välja, et muretsemine bioloogilise mitmekesisuse pärast, see oli üks küsimus, mis me küsisime. Aga me lisaks küsisime ka planetaarsete piiride ületamise mure kohta 5 küsimusega. Ja need küsimused moodustasid sellise ühe ploki, ehk siis kui inimene ühe pärast muretses, ta muretses ka teiste pärast rohkem. Kui ta ühe pärast ei muretsenud ka teiste pärast. Ja siin on need kõik küsimused selleks üheks koondfaktoriks koondatud ja tõesti siin on näha, et pisut enam kalduvad inimesed olema need, kes kalduvad tundma muret nende pärast. Ehk siis ta on küllaltki normaaljaotuslik, aga pigem me näeme, et see on, et pisut me kaldume üle rohkem muretsema, kui mitte muretsema nende 4 asja pärast. Vabandust, 5 planetaarse piiri pärast. Ja me küsisime ka midagi, mis võib-olla on võib-olla mitte teile, aga ma usun, et võiks ühiskonnas tekitada paksu pahameelt meie suhtes, et kuidas me midagi nii ketserlikku üldse küsisime, et mis te arvate, et kas see majanduskasvu ideoloogia on ainuke, mille peale me võiksime tugineda siin ilmas. Ja miks me seda küsisime? Mitte lihtsalt sellepärast, et mina ja Mihkel arvame, et majanduskasv ei ole ainuke mõtteviis, kuidas seda planeeti pidada. Näiteks Euroopa Keskkonnabüroo on teinud ilusa analüüsi, kus ta ütleb, et see mõte, et on olemas roheline kasv, et selleks ära unustada, et sellist asja ei saa teha, et see on pehmelt öeldes, kuidas öelda, illusionistlik. Ja sellepärast me mõtlesimegi, et mis oleks, kui küsiks Eesti inimeste käest siis ka. Ja siis vahepeal võite meenutada, kes oli valim, et valim ei olnud ainult sellised kalamaja inimesed. Et ta oli üsna selline esinduslik valim. Ja siin me näeme tõesti seda, et kui küsida, et kuivõrd toetate sellist ühiskondlikku muutust nagu pideva majanduskasvu ootusest loobumine, siis vastused alates sellest 4, ehk siis pigem toetan, kui neid toetan väga, et neid on siis rohkem. Nende vastanute hulgast, neid on 43%, see tundub nagu vähem, aga siin oli 17,5% inimesi, kes ütlesid, et nad tegelikult ei oska sellele vastata. Mis võib tähendada, et nad ei ole kindlad, mida me mõtleme majanduskasvu all võib-olla, aga et igal juhul ei ole nad päris kindlasti selles, et ma ei toeta poole peal. Nii et nad on kusagil siin vahepeal. Aga et see on nüüd üks nendest uuringu sellistest kõrghetkedest minu jaoks, nagu tulemuste kõrghetkedest, mida ma poleks oodanud tegelikult. Ja jällegi me võiks küsida, et mida see siis tegelikult tähendab. Kas see tähendab seda, et need inimesed päriselt saavad aru, et majandus peab mahtuma looduse sisse või võib-olla tähendab see midagi muud, ei tea. Ja sarnaselt siis, kas energiatarbimine, energiavajadus ühiskonnas võiks olla väiksem, jällegi osutab see tulemus samas suunas ja need 3 küsimust ka tegelikult laadusid ka samamoodi ühte faktorisse, ehk siis inimesed ei vastanud kord nii, kord naa, nad vastasid pigem, kui nad ühele vastasid, pigem toetavalt siis ka teistele, kui nad ühele ei vastanud toetavalt, siis ka pigem teistele, nii et me võimegi rääkida mõnes mõttes sellistest nagu gruppidest ikkagi ka. Nii, ja siis ka tootmise ja tarbimise vähendamine, näeme siit tegelikult selget vahet selle toetamise ja mittetoetamise vahel. Ja nendel 2 viimasel oli neid, kes ütlesid, ei oska öelda märksa vähem, umbes 7%, umbes 8%. Aga nüüd jällegi minu vana õelat südant enim võib-olla rõõmustanud tulemus veel on siis see, et kui anda inimestele dilemma, et millest me peaks lähtuma majanduslikke otsuseid tehes, kas siis teiste liikide heaolust, võib-olla nende liikide, keda me isegi veel pole näinud kunagi, või siis sellest majanduslikust kasust endast, siis vähemalt selles valimis üle 3/3 arvasid, et me ei peaks kahjustama teisi liike, et mõtleme kõik nüüd musta toonekure peale. Ja küsimus, mida jällegi võib-olla mille peale me pole väga palju mõelnud, aga mis hilisemates nendes analüüsides, mida ma nüüd kohe näitan järgmise 4 minuti jooksul,
mis võiks olla oluline, on see, et oletame, et meil on inimesed, kes võib-olla ei ole selles keskkonna teabes nii tugevalt sees, aga kes igapäevaselt kogevad seda keskkonda enda ümber või kogevad loodust enda ümber, loodus on nende ümber olemas. Ja et kui sageli neil siis see loodus pakub mingit positiivset emotsiooni ja me näeme üsna rõõmustavalt, et see on täiesti mitte normaaljaotuslik jaotus, et ehk siis inimesi, kes kogevad positiivset loodusemotsiooni iga päev, vähemalt raporteerivad seda, on tõesti hästi palju. Et palju vähem kui neid, kes pole kunagi seda tunnet tundnud. Aga kui me nüüd tasapisi võtame nüüd kokku, et nüüd ma kappasin lihtsalt läbi terve hulga selliseid erinevaid muutujaid, mis nii-öelda minu peas väljendavad mingisuguseid selliseid põhjapanevaid tegureid inimese peas, inimese psüühikas ja varasemate uuringute põhjal on see ka nii. Aga küsimus ongi selles nüüd, et kuidas nad ise käituvad või kuidas nad vähemalt väidavad, et nad käituvad. Et meid ju tegelikult huvitab see tõehetk on alati see, et mida nad ikkagi keskkonnaga teevad. Ja nagu ka Vaike mainis, et nii-öelda, et seda ennetavat käitumist on vähem, et selliseid tagajärgede koristamisi on rohkem, ja keskkonnateadlikke käitumisi jagatakse tegelikult justkui kolmeks, et üks on see, et need lihtsad on ju need väikese personaalse kuluga ja nendel on ka väike keskkonnamõju, positiivne mõju. Ja siis on suure kuluga, ehk siis neid on raske teha oma elus. Ja kolmandaks on siis aktivismiga seotud asjad, et ma päriselt lähen ja teen midagi, võtan kelleltki nööbist kinni, valin mingit poliitikat või annan kuidagi muul moel märku, et see, mis toimub, ei ole okei, ehk siis üritangi seda süsteemi kuidagi muuta. Et ka need on need üsna suure personaalse kuluga, üsna keerukad käitumised. Ja me võtsime kõik need käitumised, mida ka Vaike teile näitas ja tegime samamoodi faktoranalüüsi sel moel analüüsides. Me pidime välja jätma need käitumised, mis olid üle raporteeritud lihtsalt statistilisel põhjustel. Need küsimused, see on nüüd statistiline küsimus, et miks me need välja jätsime, nad tegelikult rikuksid analüüsi just ära. Aga ma sinna detaili praegu ei lähe. Et põhimõtteliselt on nüüd siin need käitumised, millel kõigil võiks olla olulisem, suurem keskkonnamõju. Et siin need väikese keskkonnamõjuga asju praegu sees ei ole. Ja kui need siis üritada nii-öelda faktoranalüüsis ära vaadata, et kuhu need küsimused nii-öelda kuidas nad grupeeruvad, kuidas nad laaduvad, siis me näeme, et tekivad justkui kaks plokki, et inimesed, kes kalduvad ütlema, et nad jälgivad hoolega, mida nad tarbivad ja neil on ka sellised omased keskkonnaaktivismi ilmingud. Ja siis on teine grupp, kellele pigem need käitumised on võib-olla natukene vähem omased, kuigi ka, aga rohkem raporteerivad need käitumisi, mis siis on seotud mingil määral oma tarbimise piiramisega. Et mõnes mõttes sellist kaks käitumiste plokki, mida saab siis ennustada. Et kes on need, kes neid asju teevad, kes on need, kes neid asju teevad, eks ju. Ja siis vastavalt ka, et kes on siis need, kes ei tee. Et millised need seosed siis võiksid olla, võiks meid huvitada. Kell on täpselt 10, ma räägin veel, te võite karjuda, kui on aeg täitsa läbi. Või ma võtta veel paar minutit. Olgu, siis ma võtan ainult veel kohe kokku selle kogu sõnumi. Ja, et põhimõtteliselt, mida me nagu näeme selle, nagu ma vaatan. Okei, aitäh, Asta. Mõnus. Et siin on nagu selline joonis, kus siis need punased jooned väljendavad negatiivset korrelatsiooni ja rohelised siis positiivseid seoseid. Ja mida jämedam joon või tumedam intensiivsem joon, seda tugevam seos. Ja need on need korrelatsioonid, mis võtavad arvesse teisi korrelatsioone ka. Ja me näeme hästi, et kui inimestel on selline nihilistlik hoiak, et ma pean seda tegema, ma ei näe sellest mingit kasu, siis see haakub teiste teguritega, muulgas ka käitumisega pigem negatiivselt. Ehk siis, et kui ma tunnen, et sellel pole pointi, siis ma tegelikult ei tee, ma ei suhtu, minu hoiakud on keskkonna teemades sellised negatiivsemad, ma ei toeta ühiskondlikke muutusi ja nii edasi. Ja mul ei ole ka eriti sügavaid teadmisi keskkonna kohta tegelikult. Ja mis on ka loogiline. Ja see plokk, mis seostub siis just nimelt selle tarbimise piiramisega, ongi terve nii-öelda plejaad erinevaid asju, nii teadmised, nii seesama toetus, muretsemine, positiivne loodusemotsioon läheb siit tagant, eks ju. Ja siin võib-olla ongi mõtet jälgidagi seda, et tegelikult kui nüüd inimestel juhtumisi ei ole tingimata
sellist nii-öelda teadmiste linki võib-olla sellesse käitumisse, siis neil võib olla seos selliste keskkonnateadlike käitumistega just nimelt läbi selle loodusemotsiooni, jällegi igapäevase, kodulähedase, mis mind loomulikult suunab sellele mõttele, et kui me kõik kodulähedased loodusimed maha võtame, et äkki see on probleem, äkki seda ei peaks tegema. Siin on ühed lisaanalüüsid, millest ma praegu ei räägi, sest ma tegin vahepeal juurde, aga need näitavad umbes sama. Aga siis see teine käitumise dimensioon, ehk siis need käitujad, kes tõesti jälgivad, mida nad tarbivad, aga võib-olla nii palju ei vähenda ja võib-olla see on probleem. Ja on siis need aktivistid, võib-olla siis nagu natuke teistsugune profiil inimesi. Need seoste võrgustik on umbes sama, aga just nimelt see nende autonoomia tunne või see tunne, et ma tõesti, see on midagi, mis on mina, see on midagi, mille puhul ma näen, et see käitumine on oluline, et see on neil hästi tugev ja me võimegi mõelda selle peale, et mis on nende käitumiste taga, või tähendab, mis on selle motivatsiooni taga, et tõenäoliselt üks asi, mis selle motivatsiooni taga on see teadmiste komponent, et jah, et me ei saa kunagi, ma arvan, riigina arvata, et me mõjutades ainult ühte asja või pannes auru ainult ühele tegurile, saame selle sügava muutuse tekitatud. Me peame, kui me toetame teadmisi, me peame tegelikult toetama ka seda tunnet, et see inimene saab selle teadmise vabalt ja rahulikult vastu võtta, et teda ei survestata, eks ju. Või et jah, et me võiksime talle pakkuda võimalusi näiteks seda loodust kodulähedaselt ka kogeda, eks ju. Aga kui me tahaksime tõesti selliseid sügavaid käitumise muutusi, me tahaks, et inimesed teeksid neid asju, mida on keeruline teha ja millel võib olla kaudsem seos selle nii-öelda käitumise enda ja selle võimaliku tagajärje vahel, siis tõenäoliselt teadmised on see, sellised sügavad tõelised teadmised, mitte pinnapealsed, on see, mis võiks olla selline juurpõhjus, mis toidab nii motivatsiooni, toidab nii seda, kas inimene muretseb mingite asjade pärast, kes hakkab nendele tähelepanu pöörama või siis mitte. Ja kuna see on hariduse konverents, siis loomulikult ma tahaks edasi minna hästi palju sellel teemal, et milline haridus võiks olla, aga selleks mul loomulikult siin täna aega ei ole. Ja võib-olla tõesti me võiksime nagu ennast rõõmustada sellega, et midagi on selles igaühe looduskaitses tehtud. Minule tuleb esimesena alati selle sõnapaariga meelde Aveliina Helm, et äkki me saame õppida midagi sellest, kuidas nendest teemadest on räägitud. Ja siis samuti võiksime kaasa võtta selle mõtte, et kas meie tänane majandusmudel on ainuke. Vahel meid süüdistatakse selles, et see on nüüd jutt kommunismist. Ärme unusta, et ka need totalitaarsed režiimid olid kasvule suunatud, mitte tasaarengule. Et see võrdlus ei ole kohane. Kui me räägime majanduskasvu ootusest loobumisest, siis see ei tähenda tingimata mingisugust tagasiminekut režiimi, millest me keegi midagi kuulda ei taha. Ja samamoodi meil on ühiskonnas väga tugev metsadebatt praegu ja juba pikka aega, et me võiksime mõelda, et kes on need inimesed, kes tegelikult arvavad, et teiste liikide heaoluga ei tuleks arvestada. Kas nad on enamuses või nad on vähemuses? Pigem tundub, et vähemuses. Ja viimaks tasub öelda ka seda, et inimesed mitte ainult ei võta vastu neid muutusi või ei toeta neid muutusi, aga nad käituvad keskkonna säästlikumalt just nimelt nende keerukate käitumiste mõttes. Et eks siis see seoste analüüs näitab, et kui on suurem toetus ühiskondlikele muutustele, siis ka eneseraporteeritud keerukamad keskkonnakäitumised on sellel inimesel sagedasemad. Nii, aga nüüd on need astantud 5 minutit läbi, isegi 6. Kuulge, aga ma nüüd jään vait lihtsalt ja ma ei tea, äkki on mingi väike kiire küsimus. Rohkem selliseid mõtteid ei ole. Ja, kas Grete, sa kuuled ka mind praegu? Kuulen. Väga hea. Üks kiire küsimus, mis on lihtsalt väga aktuaalne praegu. Kas ja milline on sõja mõju keskkonnateadlikkusele? Kas on midagi ilmnenud? Selles mõttes nüüd on lihtsalt see, et ma ei tea seda, sest me niimoodi ei saa, me tegelikult ei saanud seda uurida niimoodi sel moel ja tõenäoliselt me võime oletada, et loomulikult, kuna sõda on see, mis tuleb meile lähedale, me suudame juba ette kujutada kõiki neid sündmusi, osad meist on treenitud väljaõppega, eks ju, kaasatud mina
ja seda on lihtsalt inimese ajule nii palju lihtsam ette kujutada. Mis teeb mind väga murelikuks on see, et see, mis juhtub globaalselt meie erinevate keskkonnakriisidega, saab olema hullem, kahjuks, väga palju hullem. Ja sõda me peame ka keskkonnaressursside abil, eks ju. Aga lihtsalt kuna keskkonnaprobleemide enda see, et nad saaksid meie omaks, eeldab väga palju teistsugust õpetamist, see eeldab väga paljude sellist kompleksset ja inimese mõtlemisele nagu raskemini kättesaadavate probleemide mõistmist, mis võib-olla need toimuvad kusagil mujal, need tagajärjed, need toimuvad ajalise viibega ja nii edasi. Nende mõistmine on keerukas, et me sellepärast võib-olla oleme oma teadvusest need keskkonnaprobleemid natuke tagasi tõrjunud, aga see tõrje ei ole tegelikult adekvaatne. Ja mõnes mõttes, jah, ma kardan, et see, et nende samade keskkonnaprobleemide pärast meile tulevad uued sõjad, see on ka ju tegelikult üks väga kõrvastav tulevikustsenaarium. Nii et jah, meil on kiire, tähendab teie, kes te seal haridusega või meie, kes me siin haridusega tegeleme kõik, meil on kiire. Et tegelikult neid tulevasi suundi veel enam vältida. Aga jah. Selge, aga jätkame nüüd suure aplausiga